valmis, marss! Milline see ujumistreening tavaliselt välja näeb? Tavaliselt ujuma delfiini, selleri, rinnuli ja krooli. Milline ujumistiil sulle kõige rohkem meeldib? Krool. Mulle meeldivad lühidistantsid ja krool on sellepärast oluline, et seal on rohkem kiirus vaja. Eerikul on olnud väiksest saati veega vist väga eriline suhe. Jah, seda küll, et vesi oli tema esimene sõna ja kuna me elame siin Stroomi ranna juures, siis temaga ei saanud nagu talvisel või sügisesel ajal eriti ranna poole jalutada, sest nii kui tema vett nägi, siis teda ei huvitanud riided seljas oli, tema pani vette, et seda juhtus meil. Porise ilmaga õue minnes leidis ta kohe mõne poriloigu, kuhu sisse istuda ja supa öelda. Veega ta on kogu aeg hästi läbi saanud. Mis seal käis tol hetkel peast läbi, kui te mõistsite, et teie laps on sündinud natuke erilisena? Peast käis läbi miljon musta mõtet. Nädal aega olid ainult silmad peos ja sai nutta kõvasti ja mõelda, et nüüd on elu läbi. Öeldi ka, et hakkavad hiljem käima, ei pruugi üldse käima hakata, ei pruugi jooksma hakata, et ei pruugi kõnelema hakata. Et tegelikult nagu ühel hetkel need mõtted, et mis kõik ei või juhtuda, need läksid peast ära ja võtsime üks päev korraga, vaatasime, kuidas laps areneb ja siis tegelikult on hästi läinud, et ta oli sihikindel, et tema see käima õppimine, see oli tema pingutus, et teda ei pidanud sundima, sest ta ise tahtis. Ja hakkas käima 1,5-aastaselt. Rääkima hakkas siis, kui tema noorem õde sai 2-aastaseks, kes siis hakkas rääkima. Eerik oli siis 4-aastane ja siis Eerik avastas, et nüüd võib rääkima hakata. Nii et õe eeskujul hakkas temaga rääkima. No, põhimõtteliselt me hakkasime siis käima ujumas laste basseinis, kui ta oli juba päris pisike, seal 2-aastane. Ta oli hästi palju haige. Väiksena põdes kõiki võimalikke külmetushaigusi, nohu peaaegu aasta ringi, köha hästi tihti. Esialgu siis kõik see ujumine on olnud siis selle teraapilise eesmärgiga, ravi eesmärgiga, et saada tema külmetushaigustest lahti, tema terviskorda. Siis Õnne Polisinski juurde spordiklubi Meduusi alla sattus ta siis 2007-2008. Seal kuna tulid tulemused taha, siis ta oli nagu asjas sport. Ja tekkis hasart nende tulemuste suhtes ja võistluste suhtes. Kui andekas sportlane ta on? No Tauni kohta ta on andekas. Õppis päris kiiresti. Oli see, et temale ma andsin ühe video ujumistehnikatega ja siis ta vaatas seda kodus. Iga päev, mitu korda. Ta jätab endale visuaalselt meelde ja siis ta proovib, üritab neid samu liigutusi järele teha. Ja nii on kõige parem, kui ma talle seletan, et pane käsi nii või naa, siis ta alati ei saa sellest aru, mida ma selle all mõtlen. Kui palju sa ujumistrenni teed? Praeguse hetkel käin enne juures 3-4 korda, aga üksi teen trenni Haapsalus 3 korda. Kui väsitavad su treeningud on? Isegi väga väsitavad. Kuidas sul koostöö treener Õnnega sujub? Hästi. Vahepeal natuke kuulan tema sõna, natuke ei kuula. Olen sõna kuulmatu natuke. Ta on töökas. Ta on järjekindel, ta on piisavalt auahne, aga kui võimalus on, siis laseb lõhet ka. 2010 me käisime esimest korda maailmameistrivõistlustel. See oli väga pikk ja kauge reis Taipeisse. Seal ta ujus oma isiklikud ja igal aastal on ta tiitlivõistlustel parandanud oma tulemusi. Euroopa meistrivõistlustel on alati finaalis olnud. Kui palju sul medaleid kõik kokku on? Kuskil umbes 30 ringis on. Kõige olulisem medal on Euroopa meistrivõistlustelt võetud 3. koht ajaga 33.94. 50 meetri vaba ujumises. 50 meetri vabas ujumises. Mis tunne siis oli, kui see medal sulle kaela riputati? Tunne oli. See medal on ka mingis mõttes esimene Eestile? Jaa, Tauni sündroomiga ujujate maailma ja Euroopa meistrivõistluste esimene medal. Kui uhke te treenerina selle üle olete? Eks ikka tunne on hea südamest kohe. Väga hea tunne on. Ma jälgisin seda võistlust interneti teel, mitte küll otse pildis, aga väga ruttu pandi nagu startide protokollid välja.
ja kui ma siis nägin protokollis, et Eerik on 3. kohal, mõtlesin, et siin on mingi viga, see ei ole võimalik, seal on mingi eksitus. Ja siis, kui ma ikka sain aru, et oligi 3. koht, siis mul pisarad hakkasid olema, et uskumatu, et selline eneseületus, sest seda vormi tegelikult me ei teadnud, et tal on. Mis sa arvad, kas sinu heade tulemuste taga on andekus või suur töö? Pigem suur töö. Ta on füüsiliselt väga heas vormis, arvestades sellega, et taunidel on tegelikult väga madal lihastoonus ja neid üldse füüsiliselt nagu sellise heasse vormi saada on päris raske. Sul on peaaegu iga nädalavahetus mõni võistlus? Jah, peaaegu. Ja lisaks veel treeninglaagrid? Jah. Sa oled täitsa nagu tippsportlase graafikuga juba? No peaaegu. Kui kulukad need võistlused ja laagrid teie pere rahakotile on? Kui väga aus olla, siis on need päris kulukad. Ütleme nii, et on üht-teist pidanud loobuma selleks, et tema saaks võistlemas käia. Kas sul on seoses ujumisega ka mingi suurem eesmärk? Suurem eesmärk on MM-i finaali saada. Mis sa arvad, kuna see juhtuda võib? Järgmisel aastal pakun. No jääme pöial. Jääme. Eerik saab varsti 21-aastaseks. Kui iseseisev on, kui hästi ta igapäevatoimetustega hakkama saab? Asjad, mis tal on selgeks õpetatud, mis on tema jaoks nagu teada, nendes on ta hästi tubli, hästi järjekindel, punktuaalne. Kui on midagi uut, siis ta vajab abi. Kui tubliks poisiks on täna Eerik kasvanud? Ta on kutsekooli välja jõudnud, mis on nagu täiesti iseseisvuskool tema jaoks, sest kodus ta nii iseseisvev ei saaks kunagi olla. Ikka on ema see, kes tahab midagi eest ära teha või midagi toimetada, aga seal ta peab hästi palju ise otsustama asjade üle. Käin Haapsalu kutsehariduskeskuses. Mida sa õpid seal? Õpin kodumajandust juba 2 aastat. Milles sa eriti hea oled? Koristamises. Sulle meeldib koristada? Jah. Aga Eerik, ütle ausalt, kes kodu paremini ära koristab, kas sina või vanemad? Mina. Ütleme nii, et senimaani, kuni ta Haapsalus veel ei õppinud, oli koristamine ikka mitu aastat täiesti tema õlgadel, et mina ei teadnud kodu koristamisest suurt mitte midagi. Ta võttis selle täiesti enda kanda ja tegi väga korralikult. Kas sa oled ka juba mõelnud, et mida sa peale kooli lõppu teha tahad? Lähen otse tööle. Mis tööd sa teha tahaksid? Mingi koristamise valdkonnas. Millest sa unistad? Unistan oma perest. Muidugi oleks tore, kui tal oleks keegi lähedane, kellega koos elada seda elu, mis talle on mõeldud, et tal oleks oma eakaaslane kõrval.